Hello vlog, how you doing? Tänane vlog ongi vlog! Tere tulemast Salosse. Enne kui me alustame üldsegi vlogi, tahaksin tänada kõiki, kes te vaatasite minu eelmist videot ja andsite mulle niivõrd palju tagasisidet. Nimelt, eelmine video oli siis niisugune täiesti midagi uut ja teistsugust. Liina ütles, et mul on selle liiga, võiks olla natuke rohkem ratchet. Aga kui sa juba teed ratchetil, siis tee hästi ratchetil. Kaua sellises... Uuesti. Kuna me oleme Salos, siis loomulikult ei saa ju olla kauas toas, kuigi mis sest mulle väga meeldib olla siis hotellides. Ma hea meelega elaks terve oma elu hotellis, aga Liinal on vaja panna oma meik valmis ja ma segan teda siin oma vlogimisega, nii et me just jõue näitame teile, mis vahvad siin Salost võib küll leida. See koht meenutab mulle natukene Viljandit, aga tegelikult meil on üks väike probleem ka. Ilusti kenasti on kätte jõudnud reede ja päriselt ka. Täna on reede ja kell on 11:28. Mul on nüüd niisugune siis fiasko sellega, kas ma teen järgmised paar tundi vlogi ja hakkan seda kohe editima kuskil 3 paiku. Pöördun teie poole, kes te siin ka mind Instagramis follote ja seal inimesed otsustavad selle, kas see jõudis siis ülesse nüüd täna või hoopis homme. Ilmselt on paljudel tekkinud küsimus, et mis me siin Salos nüüd teeme siin niimoodi. Tegelikult põhjus on sellel see, et siin minu selja taga toimub üks niisugune vahva üritus nagu Salo laulu kaupunki. Siin on üks vahva maskotike, väike throwback eilsesse, kus ta tantsis ja möllas. Podisebki seal kogu aeg pidevalt niimoodi pot. Ja praegust toimub vist mingisugune talendivõistlus. Meil on oma väiksed tüdrukud ka, kes siin osa võtavad sellest. Eile me tegime Liinaga ka väikse ehitluse. Vaevalt sellest mingi klippi on. Täna me esineme ka 2 korda. Homme esineme ka 2 korda. Ja seda kõike siis sellepärast, et Eestis on vahva asi toimumas ju see Eesti 100. Ja mõned hetked on tõesti möödunud, vaatasin siin Instagrami, Sydney on mulle kirjutanud, ta on 30 kilomeetri kaugusel, aga nagu oma stories, kus ma seal eelnevalt siis rääkisin, et ei joo, ma olen kõikide tule muude asjade käigus siin jätnud oma kanali natuke soiku ja just hetkel teengi siin vlogi, aga küsimus on teile, kas ma teeksin terve päeva seda daily vlogi või nüüd järgnevast paarist tunnist ja hakkaksin kohe monteerima tänaseks üles, nii et palun andke mulle märku, kas kuidas, mismoodi ma seda tegema pean. 2 osa tagasi ma vingusin siin, et mu kanal sureb ja tegelikult mingil määral ma ise tapan oma kanalit siin sellega, et ma teen seda tuld, aga kui ma nüüd olen aus, siis ma olen jõhkralt õnnelik, et ma teen nii palju videoid, sest minu igasugune soov on alati olnud toota igapäevast sisu, because it's everyday bro on ju. Ei, mitte selle pärast. Daily vlog või daily content on tundunud minu jaoks niisugune nagu väga appealing asi, mida ma olen kogu aeg tahtnud teha. YouTube'id olid selleks nagu üks osa sellest kunagi, kui te mäletate. Nüüd on välja surnud, on ju. Aga mul on tõsiselt hea meel, et ma saan teha ühe oma hea sõbraga sellist kanalit. Ja seda enam on mul hea meel, et tegelikult sellel reedel täna siis läks üles üks meie vingemaid osi. Mis sind häirib siis? Oh my god, mis on esimene asi, mida sa hommikuti teed? Puuksu lasen. Hello! Mul see aku tühjaks. Fun fact, me näeme täna õhtul siit nii edasid ka. Nad elavad 30 kilomeetrit siit. Sa tahad öelda, et see kelle fänn. Kusjuures vahepeal on siin tulnud Eestist välja väga head muusikat. Lennalugu mulle väga meeldis, kuigi natuke pikk oli. Ja nüüd hetk tagasi saime teada, et... Ma ei tea, ma lihtsalt nägin Oljumi Instagramist, et Evertil on uus lugu. Kes ei teadnud, siis Liina on kõige suurem diehard fänn, kõige lemmikum bänd üldsegi on tal. Everton to do Dragons! Ja siis ma sain nendega peetud, aga ma julgen neile mitte midagi öelda, sest ma ei saanud isegi ümbert kinni hoida, et mu käed käisid niimoodi taga pärisesid. Kui te tõesti tahate seda teada, mis lugu pani Liina nutma, siis all descriptionis on link ka sellele. Jumala igavaks läksub see vlog ära nüüd. Töö ja ainult. Jalutasime just mingi suvalisse poodi sisse ja see vist üle mingi 5 aasta esimene S suurusega asi, mis ma ostan endale. Aga jah. Siinkohal otsustasin ma heli kattida, kuna energiatase oli jõudnud alla 0, nagu pildilt on ka näha ja ei kandnud kuidagi selle vlogi vibe edasi. Hetkel jahun ma siis sellest, et üritan igati piirata oma koffiini tarbimist, kuid ei saa ümber me ilma kohvita täna ja tuleb endale jällegi alla vanduda. Noh, aega võttis, aga asja sai. What's up? Oota, ma nii, näe, ma võtan seda. Ilus varruka tatokas. Ma tahtsin just hakata vlogima ja rääkima asjadest, aga Jaan helistas mulle, ma pean Jaaniga enne ära rääkima, mis ma saan rääkida, näidata, mis meil siin ülejäänud aja toimub. Business time natukene. Liina, täpselt sama case nagu sul juhtus emaga täna. Igal juhul Jaaniga ma lõpetasin siinkohal nüüd ära, nüüd on vahva olukord, kus ma üritan teha tööd. Mul on niisugune tunne, et igasse päeva tuleks anda vähemalt 10 tundi juurde, aga asi, mis mulle ei meeldi,
mis inimesi üldse segab, on magamine. Ma tahaks niisugust tabletti, mis paneb sul 8 tunniks magama, siis saad täie hooga edasi panna. See oleks maailma parim leiutus ever. No nii, nüüd on jõudnud see hetk kätte, kus tuleb teha see kõik asi korda, nagu näha. Juuksed on juba saavutatud mingisuguse... Mul on praegust just see hetk, pole piisavalt pikk, et oleks pikad juuksed ja pole piisavalt lühikad, et oleks lühikesed juuksed, niisugune nagu mingi vahepealne limbo. Paljud on siin andnud märku ka, et ma peaksin selle ära lõikama, minema juuksurisse. Teile ma ütlen seda, et elage oma elu. Laske ma teen seda, mis mulle endale meeldib teha. On ju? Aga nagu ikka, 3, 2, 1. Tahaks väga selle särgiga olla, aga Liina hakkaks kohe nii undama, et kuna see on mingi niuke üritus, kus peab olema väga niuke viisakas, siis noh. Nonii, näen välja nagu kelner, et see nüüd nagu halb asi oleks, on ju. Samal ajal, kui meie nüüd lähme esineme sellel fancy'l asjal, ma sinna kaamerat kaasa võtta, mine sa tea, mis julged asjad seal olla võivad, on ju. Siis teeme väikse hüppe ajas edasi. 12 tundi hiljem ja nüüd lõpuks on see aeg käes, mil me näeme siis tõesti ära, milline näeb päriselus välja Sydney väike õde ja saame küsida, kas see kõik oli ikkagi setup või toimus päriselt. Kas Sydney käskis sul öelda neid asju? Et muidu sa oled tegelikult ise väga tagasihoidlik ja ei tee sellist nalja, jah? Et see kõik oli skriptitud. Ma just ootan siin seda hetke, kus ma saaksin Tairiga teha korralikult intervjuu ja rääkida temaga, on ju. Ja siis tema lihtsalt ignoreerib mind täie hooga. Ja nüüd tuleb Liina ja kõik on okei, jah? Jaa, me oleme parimad sõbrannad, kui sa ei teadnud juba. On ju? Jaa. Laksu. Niiviisi, on ju. Kuidas on sinu nimi? Taivi. Sina oled tuntud, miks? Sa juba tead mind. Mina pead seda saadet juhtima. Sina... Kes on su iidol? Mina panen oled sina. Nüüd võid minna kuskile mujal istuma. Me jääme temaga siia. Siin kaameras ei olegi. Parem on. Palun üks sõõrik. Ja nüüd kohe. Süda väga julle. Kas sa oled nüüd õnnelik, või? Võtsin su kohe ära. Ma peaksin selle ära võtma, mis mul siin selles on nüüd. Minu oma on palju ilusam. Sa valid mul ise kohe? No jah. Ma tean, mis palja ma võin talle teha. Võtan naiste fruusi. Võtan tagasi. Palun. Sa oled nüüd sellise asja paneksin selge või? Sa võisid jälle selle koleda fruusi. Nagu näha, siis Taivile tegin ma tuska ja ostsin ikkagi selle koleda bluusi ära. Ma olen kindel, et paljud teist arvad, et see on ka koleda bluus. Ma tean, mu juuksed on väga lapes. Shut, me viimased minutid siin hotellis ja üldsegi Salos hakkavad otsa saama. Kui kellelgi on hotell ja tahab mulle pakkuda võimalust lihtsalt tulla, teha teie hotellist videot, ma hea meelega tulen. Nagu te olete ka aru saanud, ei ole see video läinud üles ega reedel ega ka laupäeval, vaid täna on juba pühapäev. Ja nüüd, kuna ma olen tulega niivõrd pisinädala sees ja nii palju muid asju on teha, ma ei hakkagi ennast pingestama reedega mitte kuidagi moodi. Sel nädalal oleme ka taas tagasi siin siis pühapäeval. Näeme juba siis kohe varsti. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye! Auf Wiedersehen, tschüss, bye. Yeah.